Kas Eesti filmitegija, ükskõik siis millist žanrit me käsitleme, kas ta peaks oma tööga professionaalsel tasemel ära elama või see on tema hobi siiski veel? No ma arvan, filmitegija, kui see on tema elukutse, siis ilmselt peaks ära elama, kui filmitegija on mis ta siis veel on taksojuht, eks ole, vabal ajal või ikkagi peaks ära elama sellega, mida ta oskab. Tihti räägitakse nii, et kultuuritegelane või filmitegija, et see on ta hobi ju, et las ta teeb, aga kui inimene on valinud selle elukutseks ja kuidas ta teeb, siis on loomulik, et saab sellest raha. Sportlase käest ju keegi kunagi ei küsi, et kuule mees, et sulle meeldib suusatada, aga et tee siis mingit muud tööd sinna kõrvale. Aga mida valdavalt teevad filmitegijad kõrvale nii-öelda? Jeesus oli ka telgitegija. No näiteks ma ei tea, mida teised teevad, aga mina ise praegu töötan 3 filmi kallal, mis tõttu ei jää eriti aega, aga ma arvan, et põhiväljund on ikkagi mingid teleprojektid või reklaamid. Tähendab, kui sa teed altuurad, siis sa täiesti normaalselt elada. Aga kui sa ikkagi oled nagu pühendunud, siis see tee on kaunis okkaline. Inimestel puudub elementaarne ravikindlustus. Elementaarne asi nagu. Sa oled kuradi, sul on mingi tervise kuradi probleem, sa oled kurat, ja sa pead ise sellest plekkima. Kui sa töötad 5 erinevas filmifirmas aasta jooksul, eks ole, sinu pealt firmad maksavad makse värke, sotsmaksud, värgid, kõik. Sinu pealt on maksud makstud, aga sul puudub ravikindlustus. Sellepärast, et seaduse järgi sa pead teatud kuu olema töölepinguga, eks ole, teatud firmas. Aga kõik käivad ju kuradi töövõtulepinguga ühest projektist teise projekti. Enamikul juhtudel ju projektid ei lähe üle kuu ajana palju. No kas seda saab just altuuraks nimetada, aga reklaamklippe lavastan ikka, ja see on selline omamoodi kuiv trenn. Ja pakub ka teatud määral loomingulist väljakutset, sa pead olema nagu psühholoog, tajuma kliendi ootusi, tajuma, mida publik tahab ja samas panema enese väljendust juurde.